tere tulemast ja hääd edulist jõuluaega kõigile. Kuna tänavused jõulud on erilised sellepärast, et nad on kurvad, kuna paljud lapselapsed ei pääse vanavanematele külla ja vanaemad, vanaisad ootavad lapselapsi, et koos kuus kehtida ja see on ju vanavanemate suurim rõõm. Hullus kogu maailmas tuure ja me ei tea, millega see kõik veel lõpeb. Kuid no vaatamata kõigile, jõulud ja jaanipäev on ikkagi tähtsamad pühad, vähemalt eestlaste jaoks ja mina soovin teile tervist, ettevaatust ja häid pühi. Nii häid kui hetkel võimalik. Ja mul on üks lugu päkapikkude päälikust Henrikust ja kogemata unest ärkanud koilivlikast Piitrest. Ja seda tahan ma teile nüüd lugeda. Siis saunas Henrik kuulutas, et igaüks nüüd paki saab, kes ei tea laulu luuletust, ka need, kes talvel näevad und. On Henrik tähtsaim päkapikk, just pika sõrme jagu pikk. Ja tema sõna loeb, kui ta on juttu ajanud kainena. On ette tulnud juhuseid, kui Henrik asju unustab. Ja pärast seda vaidlemist ja sõimamist ja vandumist ja süüdistusi haigeid päid, et keegi kingist ilma jäi. Üks vana lugu meenub mul, kui Henrik oli päris hull. Ta Piitrel uhkelt käratas. Sa peaks praegu magama. Mis otsid siit ja tolmutad? On unes kõik koiliblikad. Kuid Piitre kelkis kõige ees, et seisab hästi nagu mees. Mis sest, et silmad rähmased. Ta sai minu käest aadile. Ta paki sai ja rahul jäi. On unes naabrid, kirbud täid. Siis lõpuks Piitre ringutas ja tiibadega tolmutas. See ärkamine õige näis, sest jõulumees kord aastas käib. Häid jõulupühi teile kõigile. Tervist ja ettevaatust. Kindlasti järgmine aasta.